Ja mis ma tahaks kõige esimesena natuke võib-olla selgitada, on see, et miks on oluline rääkida liikuvusest, mitte lihtsalt transpordist. Et tihti neid kiputakse kasutama sünonüümidena, aga need mõisted ei ole tegelikult sünonüümid. Et kui transport käsitleb konkreetseid tegelikult liikumisvahendeid ja seda infrastruktuuri, siis liikuvus on selline laiem katusmõiste, mis hõlmab kõiki nii-öelda liikumisvõimalusi, liikumisviise ja neid tingimusi, mis siis mõjutavad seda, et milliseid viise me üldse kasutada saame. Et siis transport on lihtsalt üks osa kogu sellest liikuvussüsteemist. Ja selleks, et meie kõigi liikumisvõimalusi parandada, tulekski mõelda natuke laiemalt kui lihtsalt konkreetselt vahenditest ja infrastruktuurist. Hästi natuke ka tausta ikkagi, et miks on oluline sellest rääkida, on see, et lihtsalt aja jooksul on muutunud prioriteedid nii ruumipoliitikas, transpordipoliitikas kui üldises planeerimispraktikas vahepeal, mis on viinud lihtsalt selleni, et hetkel on väga paljudes, eriti linnakeskkondades, lihtsalt ruumikasutus väga ebavõrdselt jagunenud ja inimene on lihtsalt kuhugi sinna nii-öelda viimasesse järjekorda nihkunud. Ja ka meil on väga palju erinevaid visioonidokumente, strateegiaid, kus on eesmärke seatud juba väga pikka aega, kuidas ikkagi liikuvust nii-öelda säästvamaks ja keskkonnasõbralikumaks muuta. Aga millegipärast juhtub väga tihti nii, et kõik nagu teavad, kuidas peab olema. Aga millegipärast nagu need lõpptulemused, kuidas kogu ruumi planeerimises ja ka transpordi planeerimises välja kukub, on nagu suhteliselt vastupidine. Ja siin taga on ühelt poolt kindlasti tegelikult selline poliitiline otsustusjulgus, et kas julgetakse üldse midagi nagu uut ja suurt või senisest väga teistmoodi lahendust katsetada. Aga ka see, et lihtsalt see uskumus, et kas see, kui me muudame praegust süsteemi, et kas see nagu tegelikult ka olukorda parandab. Ja ka Tallinn on kogu oma regioonile juba 2019 näiteks seadnud eesmärgi, et käesolevaks aastaks, siis praeguseks aastaks peaks juba pool kõigist elanike liikumistest toimuma ühistranspordiga jalgsi või rattaga. Aga tegelik pilt nihkub kahjuks hoopis vastupidises suunas. Ja lihtsalt märkimismäärne on ka see, et siin regioonis elab umbes 45% Eesti elanikkonnast. Aga kui vaadata nagu kogu liikumiste mahtu ja sellest tulenevat õhusaaste mahtu, siis tegelikult on üle poole või poole juures. Ehk siis ebaproportsionaalselt natuke suurem kui mujal. Ja sellest tulenevad siis kasvavad pidevalt ka inimeste kulud, mis on seotud liikuvusega. Ja see ei ole tegelikult hea, sest see põhjustab täiendavat liikuvusvaesust. Nüüd kogu selle meie harjumuste ja liikumisviiside säästvamaks muutmise juures on tegelikult vähemalt pool kogu võrrandist on see, et kuidas me asjast räägime. Ehk siis see on need sõnumid, mida me räägime, see sama kommunikatsioon. Et lihtsalt sellest, et ehitame nagu toredad teed, ei piisa. Ja miks on see, et sageli meil räägitakse põhiliselt keskkonnamõjust, õhusaastest, aga see on oluline riigi vaatest. Riigil on oma eesmärgid seatud, mis on osalt riigi enda osalt, väga paljuski tulevad rahvusvahelistest kokkulepetest, aga üksikisikule, vabandust, mina ka ei mõtle sellele otseselt, et nii, et mitu grammi CO2 nüüd ma täna tekitan, kui ma mingit moodi liigun. Minu jaoks on ju valiku aluseks ikkagi hoopis teised kriteeriumid, mis tähendab ka seda, et kui meie põhisõnum kogu aeg on see, et peame ikkagi õhusaastet vähendama, siis see ei kõneta tegelikult inimest ennast. Inimese jaoks ilmselgelt on tegelikult kõige olulisem see nii-öelda sotsiaalne mõõde. Ehk siis see, et kuidas ta üldse mingite teenuste juurde pääseb, kas ta sinna pääseb ja kui palju see tema elu kvaliteeti mõjutab. Loomulikult ka see, et kui ohutuse liikumine tema jaoks on, et kas ta nagu tunneb turvaliselt, et tema ise jõuab õhtuks tervelt koju tagasi, kas ta tunneb, et tema lapsed jõuavad õhtuks turvaliselt koju tagasi, kui ta lubab neid näiteks jala või rattaga kuskil kas või nurga peal olevasse poodi minna. Ja kaudselt, kellel vähem, kellel rohkem on ka see, et kuidas kõik minu tervist mõjutab.
Ja teine pool, mis nii inimest üksikisikuna kui tõenäoliselt ka rohkem peaks mõjutama just võib-olla avalikku sektorit või kohaliku omavalitsusi on majanduslikud kulud või majanduslik efektiivsus, ehk siis see, et kui palju sul üldse kulub sellele, et kuidas sa liikuda saad. Kütus, auto, ma ei tea, bussipilet, rongipilet, et millised on sinu kulud, sest sa valid ikkagi üldiselt selle, mis on sulle majanduslikult soodsam. Ja teine, millele sageli ei mõelda just võib-olla mingi infrastruktuuri planeerimisel, on see, et millised on need hilisemad hoolduskulud. See on siis nii-öelda nagu avaliku sektori vaates. Ja siis nii-öelda neljandal samas on ka oluline see üldine efektiivsus, ehk siis inimese jaoks efektiivsus tähendab tegelikult seda, et kui kasulikult ma oma aega saan kulutada. Et kui mul on tegelikult ühesuguse mugavusastmega valida see, et kas ma lähen autoga, kus ma tõenäoliselt, ma olen seal roolis, ma ei saa mitte midagi muud teha. Või ma lähen samamoodi näiteks rongi või bussiga, kus mul on võimalus, ma ei tea, kas või lihtsalt chattida kellegagi, lugeda uudiseid või lihtsalt veel valmistuda päevaks, sest tõenäoliselt, kui see kiirus ja mugavus on sama, siis ikkagi suur osa inimesi võib eelistada nagu pigem seda ühistransporti. Nii. Ehk siis säästva liikuvuse põhiline väljakutse või selle planeerimise põhiline väljakutse on luua selline süsteem, kus inimese enda huvides on teha neid nii-öelda säästvamaid valikuid. Ehk siis see, et mul on samasugune õigus ja võimalus valida, et kas ma tahan sõita autoga, kui mul on vaja, või ma lähen rattaga. Et see ongi see tegelikult põhiline nii-öelda eesmärk, et kõigil oleks võimalus valida. Ja strateegia tegelikult koosneb 3 asjast. Ehk siis hea ingliskeelne lühend, mis võib hästi meelde jätta, asi. Eesti keelte tõlgituna on see siis väldi, suuna, paranda. Ja need seal all on palju erinevaid tegevusi, mis on väga palju seotud ka ruumiloomega ja ruumidisainiga, aga teiselt poolt ka siis tegevusi, mis on mingid fiskaalsed meetmed, ma ei tea, maksud, toetused, kõik muu selline ja loomulikult siis lõppkokkuvõttes ka see konkreetne infrastruktuur. Ja see peaks toimima sellises 3 järjestikuses sammus, et kui midagi uut planeerida või kavandada, et siis peaks kõigepealt mõtlema, et kas seda on võimalik teha niimoodi, et ma ei tekita täiendavaid uusi liikumisvajadusi inimestele juurde või siis vähemalt seda, et nad ei peaks sinna motoriseeritult liikuma. Kui see ei ole võimalik, siis püüda neid suunata või pakkuda neile piisavalt alternatiivseid erinevaid võimalusi. Ja selle jaoks on siis loomulikult tihti ka vajalik lihtsalt seda olemasolevaid tingimusi parandada. Nüüd võib-olla tänases kontekstis üks kõige olulisemaid või millest kõik alguse saab, on see sama maakasutuse planeerimine. Ehk siis see, et mis funktsioone, kuhu ja kuidas me kavandame. Ja sest ega enamus, välja arvatud siis, kui me läheme lihtsalt jalutama või sporti tegema, siis on meie liikumised ju ikkagi seotud sellega, et meil on vaja kuhugi jõuda. Mingi teenuseni, tööle, poodi, kuhu iganes. Ja siis hakkab mängima see, et kui kaugel need teenused on. Ja siin ei ole sellist nagu väga universaalset mõõtu, et võt nüüd umbes 500 meetrit kõigi teenuste puhul on nagu hea või halb. Et see sõltub ka konkreetselt sellest teenusest, et selline kodulähedane pood peaks olema oluliselt ligemal kui mingi suur kaubanduskeskus. Et samamoodi ka, et lasteaia ja keskkooli need optimaalsed kaugused on ikkagi erinevaid. Ja loomulikult tuleb siin arvestada ka konteksti, et linnakeskkonnas tähendab see tihtipeale just nimelt seda samat, miks räägitakse linnakeskkondade tihendamisest, ongi see, et lihtsalt tuua inimesed nagu teenustele ligemale. Ja sellises hõredamas asustuses on see, et toetada nagu nende teenusteni jõudmist, ehk siis neid erinevaid liikumisviise. Ja siin on ka lihtsalt näide, et tegelikult kui vaadata nüüd ainult nii-öelda sellist nagu, ma ei tea, andmeanalüüsi, siis on suur osa Eesti linnadest vastab väga hästi nii-öelda sellele uuele 15 minuti kontseptsioonile. Aga see on teoreetiline, mida sa vaatad nagu niimoodi, kui sa vaatad lihtsalt andmetele peale. Ja millegi pärast kõik inimesed ei käi kogu aeg jala, mis tähendab seda,
ainult nende asukohtade järgi ei saa nüüd ka öelda, et kas tegemist on hea teenuse kättesaadavusega või mitte. Ehk siis teine asi on see, et sa saad, mida sa planeerid. Et kui sa planeerid uut asustust selle järgi, et kus sul on head autod või sõiduteede võrgustik, siis inimesed sõidavadki autodega. Ehk siis tuleks nii palju kui võimalik suunata asustust ikkagi eelkõige rööbastransporti koridoridesse, kui rööbastransport on olemas, see ei ole igal pool muidugi Eestis nii. Või siis kohtadesse, kus on juba praegu olemas hea ühistransport või on see näiteks mingi liini ots või on näha, et sinna on võimalik väga kergesti seda edasi pikendada. Sest see tähendab ka seda, et ka need kulud ju omavalitsusele on väiksemad selleks, et lihtsalt seda uut teenust pakkuda. Ja teine on see, et mida hõredamaks läheb asustus, seda loogilisem on ju see, et me ei saa iga 10 eramu tagant kavandada uut lasteaeda. See ei ole ju jätkusuutlik teenuse pakkumine, aga lihtsalt need vahemaad lähevad inimeste jaoks nii suureks, et neil ei olegi enam, see ei ole mõistlik neil kasutada mingit jalgsi või rattaga liikumist sinna jõudmiseks, et see on selle hajaasustuse probleemi tagama, et lihtsalt vahemaad lähevadki loogiliselt liiga suureks. Väga oluline on ka mõelda see, et kellele see asukoht on ikkagi mõeldud, et kes on need põhilised kasutajad on ju. Kas need on eelkõige näiteks lastega pered, on need noored inimesed, ma ei tea, kas see on mingi haridusasutus, kas see on tervishoiuasutus või on see kinoteater, et nii need kellaajad, kui sinna liigutakse, kui see, et kes ja kuidas sinna põhiliselt tuleb, on ju sellest tulenevalt tegelikult erinevad. Ja ütleme, et kui nüüd on selline tänavaprojekti või teeprojekti kavandamine, siis tihti arvutatakse lihtsalt seda, et mitu autot või mitu inimest mööda seda teed potentsiaalselt sõidab, aga unustatakse tihti vaadata, et mis on see kaugem ristipidi võrgustik selle ala ümber. Ehk siis need kust kuhu tegelikult inimesed risti üle tänava tahavad liikuda. Ka see, et kuidas väga väikeste asjadega on võimalik mõjutada või anda signaal, et kellele on see asukoht suunatud, et kuidas me tahame, et need inimesed sinna tuleks. Et kui me ikkagi paneme selle suure parkla täpselt sinna hoone ette, et see ongi see põhikeskkond, siis see ju ongi ilmselgelt suunatud, see jätabki selle tunde, et kui sa tuled siia autoga, või mitte autoga, et siis sa oled seal kusagil autode vahel, sa oled mitte keegi, sa pead seal kuidagi oma tee leidma, versus siis see, et tõsta see autoparkla sinna hoone taha ja see põhifront suunata teisiti liikujatele. Et see ei tähenda seda, et seda parklat ei ole, vaid lihtsalt see, et mis signaale me saadame selle ruumi kujundusega. Veel üks oluline põhimõte, mis meil väga tihti on jäänud tahaplaanile, on see, et need liikumisvõrgustikud, sealhulgas ka ühistranspordiühendused, tuleb ikkagi rajada või tööle panna hiljemalt selleks ajaks, kui see planeeringu lahendus on ellu viidud. Sest samamoodi me ei eelda ju see, et kui me hakkame kohvikut ehitama, et siis inimesed söövad juba seal platsi peal enne seda, et sama on liikumisega, et loomulikult inimesed ei sõida selles kohas rattaga enne, kui seal ei ole normaalselt rattateed. Ja asi, millele ka rohkem tähelepanu pöörata, et kui rongipeatuste juures meil on juba järjest rohkem seda, et on ka rattaparkimise võimalused või see, et sa saad turvaliselt ka sinna ratta jätta, siis bussipeatuste puhul on seda pigem vähe. Ja seetõttu ongi tihti rattad on kuskil põõsas, nurga taga või siis inimesed näevad, et nad ei saa tegelikult rattaga kombineerida liikumisi, mida nad võib-olla tahaksid teha, sest tegelikult neil oleks päris paar-kolm kilomeetrit võib-olla sinna väga hea ühendusega bussipeatuseni, et jala on see pikk, rattaga oleks okei, ratast bussi peale võtta ei saa, järelikult ma ei saa niimoodi minna. Et ühesõnaga ka linna sees, just selles mõttes, et kui on linnane, et ütleme, et ei peaks olema ainult autodele pargi ja reisi, vaid ka ratastele oma pargi ja reisi. Siis tasakaalustatud ruumikasutus, see on seesama see, et kõigil oleks võimalus valida. Et see ei tähenda seda, et autodele ei ole ruumi vaja. Muidugi on, lihtsalt küsimus on selles, et kust otsast me hakkame seda
tänavaruumi vaatama, et kes me alustame sellest, et me paneme sinna maksimaalselt laia nagu sõidutee osa ja siis vaatame, et mis sinna veel äärde mahub või me alustame sellest, et nii-öelda ruumist väljaspoolt. Nii, see tuli siia ka. Ei taha sisse logida kuhugi. Ja lihtsalt see, et siia võrdluseks, et ühe sõiduauto parkimisruum koos manööverdamisega on kuskil 20–30 ruutmeetrit, mida ta ruumi vajab. See on keskmine, väike ühetoaline korter, et kas kõik inimesed peavad ikkagi sellele nii maksimaalselt kulutama. Ka selles mõttes on kontekst jälle oluline, et kõik liikumisviisid ei peagi kõigile sobima, iga kord ei sobi, aga millele tuleb järjest rohkem mõelda, on see, et igasugune kullerveod, pakiveod, kõik muu selline on meil järjest ju levinum ja sellel ei ole praegu meie ruumis kohta kavandatud, et kus nemad saavad peatuda ja sellest tulebki tihti see, et nad on kuskil kõnniteel või nad kipuvad pigem minema kõnniteele kui autoteed või sõidutee osa kinni panema. Et ka neile tuleb peatumiskohti ikkagi kavandada ja samamoodi see, et erinevate elektrisõidukite järjest rohkem kasutusele tulekuga tuleks võimalikult palju ka toetada nende laadimistaristut ka avalikus ruumis, et mitte ainult elektriautode, vaid ka elektrirataste osas. Siis mis ma teekondade kohas juures tegelikult tahaks rõhutada on ka see, et meil on väga tihti see, et rattateed või üldse jalgsi ja rattaga liikumise teed rajatakse suurte maanteede paralleelina. Ilmselt sellepärast, et see on lihtsalt lihtne on korraga joonobjekte kavandada ja nii edasi, aga see ei ole alati kõige optimaalsem, et tegelikult oleks hea vaadata üle, kas on võimalused suunata või luua aeglasematele liikumisviisidele otsesemad teekonnad, sest inimene kipub olema natuke nagu vesi, et ta tegelikult tahab imbuda kõige otsemat teekonda. Ja seda on näha tihti nendest igasugusest elevandiradadest kuskil majade vahel ja nii edasi, et sa näed tegelikult mingi hetk väga hästi, kust inimesed tegelikult liiguvad. Mis nüüd selliste strateegiliste planeerimise või üldse kavandamiste juures teine asi on see, et oluline ei ole see, et mitu kilomeetrit me rajame neid teid, vaid see, et mida nad ühendavad. Ehk siis asi, millele ka erinevatel põhjustel ei ole piisavalt või ei ole olnud võimalik piisavalt tähelepanu pöörata see, et nende asulate, linnade, linnaosade sisesed liikumised, et kus on need pisikesed, võib-olla 100-meetrised lõigud, mis ühendaksid ära 2 teekonda oma vahel, kus võit on palju suurem kui see, et ma rajamegi 3 kilomeetrit metsarada, kus käivad ainult need, kes sporti teevad, mitte need, kellel on vaja kooli näiteks sõita. Ehk siis peakski vaatama seda, et kus on lüngad ja alustama nendest ja siis võib-olla pikemas plaanis vaatama, et mis on need järgmised sammud ja kuhu asustus ja eriti ka töökohad, et kuhu nad pikemas plaanis laienevad, et siis sammuliselt. Planeeringute kontekstis veel oluline tähelepanek, et ühistranspordi peatus ei ole sihtkott iseenesest, see on ainult osa teekonnast. Lihtsalt planeeringutes on väga tihti välja toodud, et ühistranspordi peatus asub, 200 meetri kaugusel. Aga mis see tegelikult ütleb? Kas see ütleb mulle midagi sellest, et kas seal sõidab iga 10 minuti tagant buss või et kas seal tegelikult ka ühendus on olemas või käib seal kord nädalas buss? Et selles mõttes, et seda peab ikkagi vaatama lihtsalt ühe osana teekonnast. Nendest tänavate osas oli lihtsalt see mõte ka, et igal pool ei peagi olema ühesugune keskkond, Tallinna peatänav on hoopis teine kui kusagil lihtsalt lihtne kodutänav. Aga mida ma tahaks välja tuua, et meil räägitakse sellest kiirusest, lubatud sõidukiirusest tihti ohutuse aspektist, mis on tegelikult ka väga oluline ja see mõju. Aga ütleme, ruumi disaini ja planeerimise mõttes on sellel ka oluline aspekt selles mõttes, et kui palju see inimene üldse tähele paneb, kus ta liigub ja kes seal veel on. Ja kui me siis hakkame seda ruumi planeerimagi selle järgi näiteks, et kui ta sõidab 50-ga siin, ega ta siis nii ei näe, mis seal ümberringi on, suva, teeme mingi lihtsa lahenduse, siis see tegelikult muutub äärmiselt ebameeldivaks ja igavaks nendele inimestele, kes seal näiteks jalgsi liiguvad ja siis nad ei taha sinna minna. Ehk siis
mõtted on see, et liikuvust ei saa planeerida tegelikult, ta ei ole eraldiseisev asi. Ta on üks osa kogu ruumi planeerimisest, see on üks osa igapäevaelust. Ja teine, kõige suurem mõte on see, et andmed ise ei anna meile tegelikult mingit valmis lahendust, sest andmed ütlevad meile seda, mida me neilt küsime. Et see on lihtsalt üks osa, mida nagu kasutada, aga sellele ei saa nagu baseeruda 100%.